Tere tulemast! Milline imeline remondiilm! Me oleme esmakordselt kodurahaks tegemas kuurortlinnas Haapsalus. Ja täna on ühtlasi ka hooaja viimane saade, saamegi siit üheskoos mõnusasti suve alustada. Eelmisel nädalal kohtusime Tartus Rutiga, kelle armas romantiline katusealune korter ootas veelgi hubasemat sisu. Lõputuna tundunud tapeetimine ja julged värvivalikud tõstsid kodu üürihinna 390 eurolt 560-ni. Enne pikaajalisele üürile andmist proovib tegus naine praegu lühiajalise majutuse pakkuja elu. Ja õigesti teeb, sest nädalavahetused Tartu kõige armsamas katusekorteris lähevad nagu soojad saiad. Vaata, kas saad veel jaole. Tšau Mellu ja tere tulemast Haapsallu. Sina kui elupõline pärnakas, näed sa seda sellise kuurortlinnana, kus mõnusasti aega veeta? Ja täiega, Pärnu minu jaoks ei ole üldse kuurortlinn, Pärnu on tavaline. Et kui ma ikka tahan kuurortlinna kogemust, siis ma tulen Haapsallule, nii et igal suvel oleme siin kogu perega. Tänane osalejate paar on väga huvitav. Tegemist on Minja ja Ämmaga. Issand, ma ei tuleks kunagi oma ämmaga ehitussaat. Sorry ämma. Aga ei, ma ei tuleks oma mehega ka. Ja see läheb veel paremaks. Nad on kahekesi otsustanud ette võtta täiesti pöörase projekti. Ehk siis nad hakkavad rahaks tegema ühe maja teist korrust. Ma ei tea, kuidas see nüüd minna küll võib. Merlin, saa tuttavaks meie tänased osalised. Tere. Katri ja Anu. Tere. Mina olen Anu Haapsalust ja olen siin selle lika pärast. Mina olen Katri ja mina olen Anu siis keskmise poja abikaasa. Ma pidingi ütlema, kas enam lähedasemaks on võimalik saada või? Oledki vist normaalne? Ma ei tea. Ja maakler Kerli. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Katri ja Anu, öelge teie kõigepealt, mis lugu selle majaga on? Peale jaanipäeva juba minul jookseb siin 20. aasta. See maja, see on kunagi Vormsi saarelt siia veetud üle mere ja siin kokku pandud. Kivimaja, what? Siin kivimaja sees on hoopis soem süda. Nagu üllatusmuna. Täpselt. Kerli, millises piirkonnas me Haapsalu kontekstis praegu oleme? Ta on nii lühiajalise üüri puhul kindlasti väga-väga tulus kui ka pikaajaliselt, et kuna meil turul praegusel hetkel Haapsalus nagu pakkumist on vähem kui nõudlust. Tänane kinnisvaraekspert on Haapsalu turgu detaildeni tundev Kerli Velman, kes teab, et kodu leidmine on teekond, mille tulemuseks peab olema armastust ja rahuhoidev keskkond. Ta tunneb väikeste asjade tähtsust ja oskab eriliselt hinnata paiku, kus peredel on hea koos olla. No super, kuule, aga siis näidake, mida me sel korral hakkame rahaks tegema. Anu, kas esimene või teine korrus? Teine. Siin on Peetreppe. Kes alumisel elab? Mina. Nii et ei olegi mingi hull naaber. Ei, väga või noh, ei tea tegelikult. Väga vahest tutvusime. Armas koduke ja alumine perenaine. Et kõik on nagu ideaalne siin. Oot, mul on nii palju küsimusi. See on saag. See ootab meid, et ma saaks remondiga alustada. Seal on nagu palju asju ja nagu sisekujunduslikud lahendused võivad olla väga ootamatud. Ma olen kõike näinud, sellepärast ma kardangi. WC. See on ju väga viisakas. Tundub, et jälle ei pea hakkama siin midagi tegema. Vaatame jah, kui palju meil mujal on teha. Uhked suurlinnatulede kardinad ja... Need võib-olla vahetame äkki ära. Ma tean, mul on nagu teatav mingisugune lollaks ärevus sees. Ma ei teagi, mille pärast ma nagu muretsen. Siin on garderoob, ma saan aru. Või seal on kogu garderoob? Vaata. Siin on mingi...
asjad need on? Mis asjad need on? Teil on ka juuksed või? Vaata! Miks siin on saag ja inimeste juuksed? Need on võrgulinad. Kalavõrku saab nendega teha või? Need on täpselt nagu patsid. Ma mõtlesin, et te punute patse nendega või midagi. Anu abikaasa siis varasemalt, kui oli ta meil olemas, tegeles kalastusega ja tegi ise rakendusvõrke. Ehk ta siis tegi neid siin toas, olid konklukesed igal pool ja siis ta siin üleval toas kogu aeg rakendas neid. me oleme kõik kalamehed. Lähme edasi juba. Köök, elutuba, siin mitu tuba paistab, mis me seal koridoris nii kaua seisab. Mitut erinevat pinnakatte vormi sa siin eristad praegu? Oh, wow. Kuldne, puit, teine puit, kroom, kivi. Ei, jah, tekstuuri tõesti on vaja. Olen isegi öelnud mõned korrad siukse sõna, aga võib-olla seal on natukene liiga palju neid tekstuure 1 ruutmeetri peale pandud kokku. Köök on väga vägev. Ja just ma tahtsin ise ka öelda, et köögimööbel on väga-väga siukene iseloomukas. Sa ütlesid, 20 aastat olete siin olnud. Siis, kui te kolisite 20 aastat tagasi, siis te kõik nagu ise tegite selle siin või? No põhimõtteliselt jah. 1 kuu võib-olla midagi tuli ja siis tuli aasta pärast võib-olla midagi ja siis tuli 5 aasta pärast võib-olla midagi väike asi. Lipi peal, lapi peal on seda siin lihtsalt puhastatud, kui nii, et lihtsalt öelda. See on jumal normaalne. Vanasti tehti niimoodi, praegu tehakse väga palju niimoodi. Ja siis siseneb Merlin Mido. See on hästi kirju, mis praegusel hetkel inimestele väga peale ei lähe. Kui ma olen näidanud üürikortereid või ka müügikortereid, on ju, et siis kui on liiga palju värve, siis nad ütlevad, et ei saa puhata, ei ole nagu mõnus, on ju. Ära kõvasti näpis ja kukub maha. Siit nagu see niimoodi natuke või? 2 nädala pärast on ka need Seal on ju siin, näpud reaalsed. Siit ülevalt ei näpi, sealt võib. Ma arvan, et seal ei ole mitte ükski nendest tekstuuridest see, mida me otsime. Ja kui lahedad. Nagu droonid siin. Droonid täpselt. Hakkab tegema, kohe viime selle kapi välja, tõmbame need liistud maha, diivan, vaip minema, hakkab tšut-tšut-tšut. Aga siin on tõesti palju värvi. Nagu punane ja siis need oranžid seinad. Kelle stilistilised valikud siis need olnud on? Selle vist kunagi tegi kokku poiss, kui siia tuli. Kus see poiss on? See enam ei ole poiss, see on täis mees, ta enam nii ei mõtle. Kas ta tuleb siia ümber tegema ka või? Loodan, et tuleb. No kes ehitab, kes lammutab, igale ühele leiame tööd. No Karlis leiab vist, tema võttis puhkuse, aga teised on praegu nagu töötavad, aga... Ei, siin ei ole valikud lihtsalt. Teeme ära ja nii on lihtsalt. Praegu on täpselt see, mida Kerli ütles, et kui inimesed tulevad korterisse, siis nad sageli tunnevad, et see ümbrus väsitab neid. Ja no mis saaks olla rohkem väsitavam kui punane värv? Kardin on täiesti see ruloon, ju täiesti kriiskav punane. Miks siin üldse on vaja kardinaid? Nii, mitmendas hooajas me keeli oleme? No ma tean, et sa tahad panna need pikad maanikardinad, aga äkki ei ole siia üldse vaja? Ei, sihukest nalja küll ei juhtu, et ma lühikese kardina kuskil akna ette panen. Ma ei tea, mida see keeli mõtleb. See kapp on siin ka põhimõtteliselt sellepärast, et ei olnud südant prügimäele viia. Ja need sai siia toodud. Vana hea, ma olen nagu kuskilt seda juttu kuulnud. Äkki läheb kunagi vaja. Ja samuti kindlasti läheb äkki vaja. No nii, madrused, võtke kõik ritta. No, suure toa värvimine võib olla 20 aastat tagasi toimus. Ei no, siin on vaja kõik siin üle värvida, need punased liistud ja ukse ääred peab kindlasti ära värvima. Ei ole olemas. No, minu lemmiktapeet igal pool. Siin on väga pöörane. Eklektiline taaskord. Selle tapeedi ma tegelikult valisin, kuigi ma panin ka mõõda natukene. Rändtsirkus siin, eks see mingi kaabuga, ma ei tea, mis siin teete, mis siin seintel toimub lihtsalt. Kuidas üldse nii läks, et see kõik nii roheline siin on? See sai alguse kõik sellest pulgakommi kimbust väiksele lapselapsele. Värvikammasse sobituv igavene lillekimp. Kunnaga?
mina ei tahtnud seda ka ära visata ja siis hakkasid tekkima natukene seda rohelist siia ja katted tulid 3 aastat hiljem. Et kui ma ütlen nüüd roheline värv, siis see voodikate on see roheline, mis on no nagu ära seda vali. Ütleme siis niimoodi, et selline tumedam roheline mulle meeldib rohkem kui päris konnaroheline. no on näha, et värvida ei karda. Ei, seda mitte iial. Keili, vaat, seal on see sinu lemmikkoht, näed või? Saad juba küüned taha ajada, jah? Oot, siin on veel punast. Aga see ei tule üldse hästi maha. Oi. Ja selles mõttes tegelikult polegi väga viga sellel tapel. Kerli, mis sina sellest magamistoast arvad? ruumi poolest on see suurepärane, kuid mida ma siin märkasin, siin ei ole kapipinda. Kuidas neid Haapsalu kortereid peab üldse siis nagu nii-öelda ette valmistama? Talvel pikaajaline, suvel lühiajaline või? No mõistlik on ta suvel kindlasti lühiajalist teha, on ju. Aga sügisest kindlasti võiks olla ta pikaajaline. Kui me toome näite siia, et see võiks tulla väike pere, toome näite 1 lapsega, on ju, et siis võiks siia magamistuppagi ära mahutada tegelikult 2 voodit, on ju. Et kui see pikaajaline rentnik siia sisse tuleb, on ju, et me saaksime ta sinna ära mahutada. Meil on üks väike pesa veel muidu olemas. Siin on veel üks ruum või? Kus kohas? See on ilusa trepi all. Ma olen vaatan siis üle selle pisikese ruumi. Esimese kihi panin mina, elutuppa, ma tegin seda pimedas. Õudne. Mida? Tihuke pruun. No see ei külma mitte kuskile. Ei. Ma vihkan värvimist. Ema värvib ikka veel oma kappi. Ma ei tea, mitmes päev see on juba. 3. Lõpuks vist saab valmis ka või? Ei, lõpuks läheb uksest välja. Vaatan siis üle selle pisikese ruumi. Nii nunnu on siin ju tegelikult. Jälle see nurk siin, ma ei tea. Täpselt sama vibe veits, mis nagu Tartus. Palju te üldse olete valmis muutma? No mina olen valmis kõik ära muutma siin. Aga lihtsalt võimalusi pole olnud. Ja muidugi taipu ka. Ja kõike võib teha. Vaatame siis, kui nagu tegemiseks läheb. Kerli, mis seis praegu on? Me oleme hetkel märtsikuus ja loodame, et me saame selle korteri võimalikult ruttu üüril panna. Jah, kindlasti see õnnestub, kui hind on õige. Ma olen hästi palju erinevate inimestega suhelnud Tartust, Tallinnast ja üha rohkem, mida ma kuulen, on see, et nad tahavad rahulikku kohta tulla elama. Olukord on soodne meie jaoks. Väga soodne. Kuidas te olete mõelnud selle üüritulu jagada? Kas see jääb kõik nüüd ämmale või saab Minija ka mingi osa? Kõik on ämmale. Ja mis ämm sellega tegema hakkab? Võib-olla on arsti juurde. No, ma käin võiblemas seljaga praegu, võib-olla massaaži. Et ma tuleksin nagu, ütleme, toime siin majas üldse nagu nii majanduslikultki, et ma hakkama saaksin selle majaga siin. Siis mul on jah vaja seda, et ta tooks mulle natuke sisse. Kerli, milline su esmamulje on? Kui ma praegult teda hinnastaks ja paneks ta kohe turule, siis ta jääks sinna 250 juurde paratamatult. Parem kui mitte midagi. Süda valutab selle kõige pärast tegelikult alates, ütleme otse välja nii maitselagedus kui lagunemine. Mis on selle korteri potentsiaal? Kui kõrget üürihinda oleks võimalik ühes kuus küsida? Kui see nüüd on tõesti selline vau, see on täpselt see pärl, mida siin Haapsalu üüriturul on otsitud? 350 kuni 400. Siis oleks minul vähemalt stressi poole vähem. Majanduslikult oleks kindlasti Janul kergem. Ma pean midagi tegema, et ennast päästa, et ma saaksin siin majas olla. Ma usun küll, et Merlin teeb sellest nii hubase ja ilusa ja mõnusa pesa, et üks tore pere kolib siia äkki. Ma loodan seda sama. Me ei taha nagu seda tunnet, me tahame, et oleks nagu tunne. Selleks, et oleks see tunne, siis on vaja muuta nagu üht koma teist. Ma nagu saan aru, te ütlesite, et te olete kõigega nõus, mitte millegile vastu ei ole, nii et ma võin põhimõtteliselt lihtsalt öelda, siia teeme selle ja te lihtsalt noogutate, käite mul ringi ja siis on asi klaar ja ma lähen ära ja te hakkate tegema. Yes, sir. Et kui teeks nagu sellise mitte eestlasliku, pigem
see on siuke võib-olla isegi USA-s levinud selline nagu breakfast nukk vist kutsutakse USA-s seda. Ja siis siia keskele nurga sisse tuleb üks väikene lauakene. Anu, kus su silmad kadusid kuskile peitu ära juba. Jah, et selle peale ma ei oleks ise siin võib-olla tulnud. Parpatte ilusti ja see teeb hubaseks ja iseenesest võib ka teha ju niimoodi, et see pink tuleb nagu sinna seina. Iseenesest on see, jaa, ma lihtsalt ainult mõtlen, et noh, see on nii peen puidutöö, et kes sellega hakkama saab. Mul on tunne, et Anu ei ole vist ikkagi veel päris valmis kõigeks selleks, milleks ta pojad ja mini siis nagu päriselt valmis tegema on. Ja siis nad on mingi, ei, me tuleme teeme. Mul on nagu siuke vaid praegu. Teeb. Teeb. Ole varianti. Üks poeg tegi selle kapi. Köögikapi tegemisega saab hakkama, siis ta saab selle kapi tegemisega ka hakkama, ma arvan. See on täis puit kapid siin ilusti. Kas see on okei, kui me seda värvime või? On küll vist okei. Väga hea, lähme edasi. See pole tänapäeval mingi teema. Puidu värvimine on täiesti normaalne. Mis värvi, seda me veel otsustame. Võime natuke pärast poole lapata seda värvikaarti ka. Kujutad ette, ma tahan öelda praegu roheline, sage roheline. Kust see tuli? Nii, võtame siit suvan. Võtan selle lehe. Selle. Ja see oli pimesi praegu. Et kas te räägite, mul olid silmad kinni? Noh, it's meant to be nagu. Roheline võib olla nagu siin on see roheline on natukene, ütleme siis niimoodi, et see tumedam roheline mulle meeldib rohkem kui päris konnaroheline. Siis selle laudise osaga, mis siin koridoris kohe on, vaata, ja läheb siit mõnusasti kohe elutuppa ka üle. Siin on nagu, ma ütleksin 2 varianti võib-olla. Või tegelikult 1 variant. Me ikkagi ka värvime selle ära. Ülesse läheks mingi heledam sükene toon ja see läheks mingisugust sükest, mitte tumedaks, aga no ütleme mingi roheline, sinine, roosa. Mul on isegi roosa pea ju. See on hästi roosa. Mis iganes värv nagu, et siuke värvilisem värv lihtsalt. Ei teagi, mul ei ole mitte midagi vastu öelda. Kardinad vahetame ka ära, uue diivanilaua. Kas me tahame ise diivanilauda ehitada, meisterdada või... Diivanilaua ehitusvaesed lapsed tuleb mul kohe mõte. Pigem jätaksin siia tuppa ühe laia voodi, aga lihtsalt, et sul on võimalus ja ruum see panna siia, kui sellel üürnikul on siis see laps, kellega tuleb, kellel on vaja seda voodi kohta panna. No mõistlik, jah? Ma pole julgenud tagant mõtlema, mis ma siin teha võiksin. Pigem vaatasin, kui keegi teine tuleb ütleb, siis jääme kuulab paremini. Ma võib-olla isegi voodi paneksin nagu siia nagu niipidi ja siia poole, kus teie seisate, sinna saaks mingisuguse kirjutuslaua või siuksena a la kodukontori laadse nurga näiteks tekitada. Tundub tehtav või? Tundub. Aga mida sa sellest põrandast arvad? Mind on vaevanud see põrand selles mõttes, et vaata, siia sai ka jälle kasutatud vanajääke. Et selles mõttes ideaalses maailmas võiks muidugi kogu selle korteri panna ühesuguse, aga see on nüüd jälle kulukas ja suur töö ka. Keili jättis meile 1000 eurot kasutamiseks. Aga kas me peame nagu mängima ainult selle 1000 euro piires või meil on ka endal veel lisaks lisainvesteeringuid, mida siis juurde panna? Mulle tegelikult tundub, et Anu on nagu see, et ta ei taha raha väga palju kulutada, vaatab ikka nagu selliseid sootsaid hästi lahendus, mis ongi normaalne. Me tegelikult olemegi sootsate lahenduste vaata saade on ja... Ei, midagi leiab kindlasti juurde. Võib-olla leiaks, jah. Keili tuleb sisse, ta vaatab ikka aga ta ei vaata Ei, muidugi mina ütlen kohe, et see tuleb ära teha ja 2 nädalat aega ja teeme ära ja... Sina arvad, et läheb uus põrand või? Aga terve nagu siis mõlemasse tuppa või? Ei. Selle me ei hakka raha riskama selle peale. Aga samal ajal Katri on siis siuke... kus. Küll me paneme uue, küll me leiame selle. Ära muretse, ära mõtle üle. Ja Anu on mingi kõrval. Ei, seda me ei tee. Katri on mingi... See enam-vähem plaan on paigas, hakkan põrandat vaatama ja ma olen tõsta maale. 4 sotti on meil eesmärk, nii et me teeme 4 sotti! Meil on ju aega nii vähe, ruttu tööle. Kuule, aga ainult kõik jääb kõik alla või?
jah, meil ei tule sellest tööst kohe mitte midagi. Siin on mingi vana tapeet all. Ongi väga rahustav, Vanessa. Mitte midagi kätte ei saa ja rahustab või? Pahustab. Jaa. Anu sai kõige suurema töö, sest mina läksin järgmisel päeval kooli ära. ta oli terve nädal kadunud. täna mul on üks abiline. see on Kaisa, üks minu minijatest. Loomulikult see tapeet ei tulnud ju seina pealt maha, sellepärast sinna vist ei olnud kruntvärvi alla pandud sellele kipsile. Ja see oli nagu täiesti sinna selle kipsi külge nii kõvasti kinni jäänud, et see koorus koos kipsi selle paberiga. No tapeetid oskad sa maru hästi. Mul on ainult 2 kihti, aga see üks on siin nii kinni. 1, 2, 3 on ju. Mis mõttes all? Ei, see punane ja siis punasel on veel ju. Ei ole. Nugadega, tavalise noaga, kipsinoaga, pahtlil, labidad, kõik asjad läksid mängu. Kuivas nii ruttu ära ka, et jutt oli küll ka, et hoia 10 minutit. Selleks ajaks, kui ma juba natukene pritsiga alla jõudsin, siis juba oli ta ülevalt poolt kuivanud. Aga tuba on valmis. Anu, mis tunne on? Alav. Siis läheb laagi, seinad, vanad liistud maha. Minust küll ikka riitajad ei saa. No, midagi nagu juba tuleb. Yes. Üks on käes. Kuskilt järgi ei anna. Jõudu tööle. Tarvis. Vaata, kes kohale meile jõudis. Lõpuks koolist. Kõik õpivad, mina pean üksi töötama. Siis tuli Anu mulle õpetama oma tapeedikogemusi, kuidas tuleb väga hästi ära, sest ta oli väga suur kogemus. Tere! Siin taas toimub. No, tuleb vähe viimistada. Nad on nii palju rabelenud ja rassivad ja teevad tööd päevad läbi ja nad näevad seda viletsust ja siis peavad veel minule ka siia tulema seda siin tegema ja... Oi, põrandat polegi enam. Kes see võttis põranda ära? Mis see võttis? Siin. Mul tuleb mõte. Mis oleks, kui paneks tapeedi? Ei, see ei ole uudis, et me tapeedi paneme, aga me paneme ta lakke. Algselt. Me ei teadnud, et me hakkame siin tapeeti lakke panema. Et ilusad pahtlitööd olid ennem tehtud. Et oleks võinud värvida. Ma mõtlen sellele, et taust võiks olla nagu siuke hele ja seal peal võiks nagu siuke mitte nagu tihe muster niimoodi nagu säbruline olla, aga et oleks nagu siuke nagu veits nagu harvem muster. No, et seda on nagu vähem seal nagu taustal, et davai, ma pean minema sõitma Pärnusse, vaatan, kas ma leian tapeedi. Ütlen, mida mul vaja on. Ütlen, et ma tahan lage tapeetida. Ja Laili tuleb kohe. Ma tean, mis sul vaja on. Ma mingi, seda ma näen seal laes. Meil on seda vaja. Ja seal on kohe värvi, kaardid, värgid, kõik litaki. Mul oli 20 minutiga kogu korteri plaan tehtud. Jumala lihtnena, mul kontorit vaja. Siia kõrvale tuleb siukene nunnu tapeedi asi, sinna magamistuppa nende kaldlagede peale. Siis köögis teeme pingi ja köögikapid roheliseks, sest saatus ju otsustas, et tuleb rohelist kasutada ja laudise teeme pruuniks. Kui esimest korda hakkasime värvima seda köögikappe. Anul oli kohe, et ma poleks elus arvanud, et mina naturaalselt puitu pean niukse paksu värvitihjale panema. Jah. Ja see värv otse ju. Pruun algu lehmatas mind ja mõtlesin, mida? Tihuke pruun. Esimese kihi panin mina elutuppa ja ma tegin seda pimedas. Ja täna, kui päike paistab, siis igalt poolt kumab läbi see ele. No, mis ta oli vist puidulakiga tehtud sein. Õudne.
õudne. Kui nüüd päevavalges uuesti värvida. Ei, mina ei kujuta ette, et need asjad siin valmis saavad selleks ajaks. Siuke tunne, et mineb palju jooksu. Õhtul on pime. Nüüd pole ka mingeid kardinaid ees, päike pestab otse silma. See ei külma mitte kuskile. Ei, mina seda rohkem ei tee. Muidu värvid on head, aga... Ja värvid on head, aga välja ei tule. Õues on väga ilus kevadilm, linnud laulavad. Aga mis mina teen? Lihvin lage. No mina muretsen jah, et nad tõesti murravad enda kondid selle raske tööga. No ja kuidas edeneb? Ei edene. Miks? Üldse ei edene. Mina ei oska nii, nagu sina näitasid. No pole enam palju jäänud ja? No, jõuluteks saab palju. Kuna meil see elutoas siin on juba samasugune laudis ja nüüd me tahame magamistuppa seda nagu pikendusena edasi kanda ja siin on ka selle STP profiiliga laudis, siis ma tean, et ma tahan seda STP profiiliga laudist ka sinna magamistuppa saada ja pamagi, et Skop 24 kohe olemas, järgmine päev põhimõtteliselt kohal ka. Täna on selline päev, kui mu ämmake pidi tööle minema ja mina jäin ootama ehituskaup 24 kullerit kohal nad ongi. Seda ma otsustasin ka juba siin esimesel päeval, et alguses oli selle elutoa laudise peal mingisugune õhuke paber, litakas liist, ligadi-logadi, selle vahetame ümber. Põrandaliistud niikuinii paneme uued, siin on uusi neid nurgaliiste vaja, välisnurgaliiste, sisenurgaliiste. Taks, EHL Profiles, võtad sealt kohe porteliistud, põrandaliistud, sisenurgaliistud, välisnurgaliistud. Meil on väga tihe töögraafik. Jõuame siia kuskil 8 paiku ja töötame kuskil 1-2, siis tund aega koju, siis väike uni ja siis läheb päris tööle. Lohutab see, et seda ei ole aasta ringi. Teeme nii äkki, et teeme kordamööda niimoodi, et mina võtan vahel sinu klentskli ja sina võtad minu rulli. Või nüüd natuke veel teha või sul läheb vaja? Mul läheb vaja. Täna läheb siis magamistoa tapeedi paigalduseks. Kaldlaed ja lagi. Laseriga on mõõdistus ära jaotatud. Pojad tahavad Anu säästa, et pigem Anu teeb nagu siukseid lihtsamaid töid nagu. Ma näiteks kirjutan talle, et mine otsi toolid kööki kaltsukast või õmble sinna need padjad on ja ainuke, kes nagu tööd teeb, mulle tundub, on siis Katri mees. Raik-Karlis ikkagi saadab neid videosid ja pilte, et mis ta teeb. Mulle tundub, et ta on nagu siuke põhitöövend siin. No nii, laega sai ühele poole. Ma tulin nüüd vaatama, mida ema selle kapiga tegi. Ütleme nii, et vaatasin, mis värvid siin lahti on. See värv on mõeldud ahju värvimiseks. Ma vihkan värvimist. Kapi värv on siin. Mis sa siin korda saatsid? Ei tasu, kõik toonid on ainult üks ja sama. Läks segamini? Kõik on ühesugune kreemikas või pigem valge. No aga see on ju bees ja see on ju valge. No mis mõttes? Siin ei tee enam üleüldse. No nüüd tuleb see kapp ju üle värvida uuesti jälle. Tal on ahjuvärv peal, peab kauem vastu. Asi korras. Ja Anu muretseb kõikide asjade verst väga palju. Ja poistel meeldis tema üle ikka natuke nalja teha mingite asjadega, talle vahepeal väiksed pimpkastid sisse visata. Siis on ikka hea öelda, et oi, juhtus see või see. Nii tõsist nalja nad ei ole minu kallal enam kasutanud. Tapeeti jäi ikkagist nii palju puudu. Siia nurka. Ja siia. Mul on valge värv, joonistame lilled. Teeme ära või? Kellel hea käsi on, alli värvi on. Aga vaata parem seda. Siin toas ei ole olnud vähemalt 20 aastat lampi. Ei, siin laes ei ole olnud 60 aastat lampi, ma arvan. Köögipingi tegi Karlis ise, käis minu ema juures servamata laudu toomas. Viis saekaatrisse, lasi need sealt läbi
ja siis ta tõi need siia tegelikult suht hilja, täitsa lõpupoole tegime selle, või tema tegi selle valmis üks õhtu. Poisid saavad kõigega valmis, aga ma olen kahelnud lihtsalt selles, et kuidas nad jaksavad ja et nad ennast tööga ära ei tapa. No ema värvib ikka veel oma kappi. Ma ei tea, mitmes päev see on juba? 3. Lõpuks vist saab valmis ka või? Ei, lõpuks läheb uksed välja. Uskumatu, aga lõppude lõpuks sai ka tapeet. Nii seina kui lakke. Meil siin laudise paigaldus käib. Loodame, et saame selle 2-3 tunniga valmis. Ema on ka tööl ja värvib ikka järjekordselt oma ahju. Kohe minema. Ükskõik, mida meie teeme või sina värvid ikka ahju või? Jep. Saab valmis ka? Ei. Kell on saanud 3:12 ja värvibrigaad magab, siis tuleb ka paigaldada seina ilma värvita laudu. See on väga praegu hetkel täpselt see romantic, Nordic, minimal, coastal vibes. Uus päev, uus töö. Täna läheb siis laminaadi paigalduseks. Põranda tooni osas enne, kui ma siit esimesel päeval ära läksin, siis ma Raidule ütlesin, et kuna koridoris ja köögis on suht siukene okei laminaat, siis selle järgi võiks nagu midagi sarnast leida. Et see kontrast nagu nende kahe vahel ei oleks väga suur. No võib-olla nad valitsid selle lihtsalt hinna järgi, siis nad said 2 toa parketi 190 euroga. Lähme vaatame, kuidas parketi paigaldus edeneb. Viimane tükk. On nii või? No peab olema viimane tükk. Okei. Proovime. Nonii, ongi tehtud. Aga diivani lauda meil ei ole, jah? Ei ole. Köögis pole ka kardinat, kus see on? Kabi peal. Ma ei värvi vähemalt mitu aastat nüüd. Kui keegi mõtleb, et tahab kodus värvida, siis peale seda saadet ei saa mitte kunagi enam kodus värvida. Wow. Ing on rahul kohe. Kõik on tehtud, ma saan aru. Vahepeal isegi mõtled, et mida mina siin tegin. Aga kõik on valmis. Ei saagi täpselt aru, et kuidas see valmis sai. Karlist väga palju. Mingid teibid on alles siin, ma näen kuskil ripakile. Võtan ära. Ma tulen ikkagi, ma aitan kohe. Ma aitasin teil remonti teha. Teile see pruun värv meeldib või? Jaa. Selle pruuniga mina olen leppinud. Juba. Mu silmad ka pruunid juba. Aga diivani lauda meil ei ole, jah? Ei ole. Kus me selle vaasi ja need küünla asjad paneme siis? Tühi väli. Köögis pole ka kardinat, kus see on? See tuleb või? Kabi peal. Tavaliselt ma panen alati kardinaid lakke siinile ja rõhutan, et peab olema kindlasti maani. Seekord, kuna meil on niisugune hästi maalähedane, romantiline, meil on see pink ja tapeet ja kõik on niisugune hästi pehme. Seekord ma mõtlesin, et teeme teistsuguse lahenduse. Ja ongi geniaalne lahendus ausalt öeldes, et duši kaardina puu panna sinna akna vahele. Romantiline. Ja siia tuleb kapp. Meil on siia kapp planeeritud, aga seda ei jõudnud lihtsalt teha. Äkki võib juhtuda seekord isegi nii, et me saame päris kiiresti kõik asjad valmis, sest mulle tundub, et väga palju ei ole midagi teha. Voodipesud on vaja natuke padjad paika ja kõik tehtud. Lilled vaasi ja olemas. Palju te täna öösel magada saite siis? Peaaegu 4 tundi sisse magamisega. Ja te ei arvanud, et see päris nii raske on, ma saan aru? Ja me ei arvestanud sõidukuluga. Tore tegelikult. Meil ei oleks saates osalisi, kui kõik teaksid, et see nii raske on. Mellu, kas sa oled abielus? Mina abielus või? Jah. Ei? Need ma sain sul pulmoloorisid. Davai, Anna, ma võtan koju kaasa. Ma panen sinna köögilaua peale, vaatan, kas saab vihjast aru või ei saa. Minu arust see magamistuba lihtsalt oli nii freaking õudne lihtsalt. Ja nüüd on ta nagu
no tõesti nagu jumala väravad paradiisis avanevad. Selleks, et voodi oleks ilus, peab seal olema fluffy tekk, mis on alati suurem, kui on voodi. Kui see tekk on sama suur, kui on voodi, siis ta jääb siia peale niimoodi. Ta on nagu gaas siin voodi peal. Ta ei anna nagu, ta kule lihtsalt. Aga kui ta on laiem, siis ta katab ilusti voodi ääred ära. Ta on fluffy ja ilus. Mis siis kõige raskem oli selle 2 nädala jooksul? Ma ei värvi vähemalt mitu aastat nüüd. Kui keegi mõtleb, et tahab kodus värvida, siis peale seda saadet ei taha mitte kunagi enam kodus värvida. Mis mulle esimesena ikkagi kohe silma jääb, on see kvaliteet. Nagu siin nagu nurgad, liistud, kõik mingi korrutan nagu kotkine grammofon seda, aga tuleks elu, nunnu, värske. Paned värsked lilled paari kohta vaasi ja see annab nagu mega palju juurde. Kuidas sulle kõrvaltvaatajana tundub, kuidas Anule nagu kõik see siin toimuv tundus? Kuidas ta vastu pidas? Ei, ta väga muretses, kus me jõuame valmis. Ta samamoodi ütles üks õhtu, et ta juba vihkab värvimist. Anu! Tule oma koju! Uude koju! Väga hea tunne on seda kõike vaadata siin. Hing on rahul kohe. Wow. Okei, me oleme täiesti teises kohas. Nende positiivsus andis ka mulle positiivsust juurde, et meist saab asja ka veel. Et vaat millega me oleme hakkama saanud. Täitsa pekkis Merlin. No vot noh, ikka on võimalik veel geenisükiainelit ka üllatada tundub siin saates. Siuke ubane. Jaa, täiega. Oi, kui mõnus, ma armastan seda pistaatsia tooni. On ju? See on nii ilus roheline. Lähme kohe istume ja proovime järele ka. Kus siia üldse mahuks, sest siin on nii palju patju. Vabandage väga, meil on väga vähe patju. Tegelikult meil polegi vist üheski korteris nii palju patju olnud kui siin. Sul ei ole köögis 8 patju või? Need padjad kõik ja need istumisalused ja selle tooli peale kõik Anu ise õmbles oma näpukestega. Väga hea töö. Ta teeb selle toona nagu tervikuks. Väga ilus tapeet ka. Loomitapeet. Mis mõtted sul tekkisid, Anu, kui sa kuulsid Merlinilt, et kuule, et aga selle värvime kõik valgeks? Ole aus, palun. Jaa, ma olen aus. Kui ka täpselt samad sõnad. See tapeet ainult lohutas. Ma ei pea ütlema jälle see romantiline, kõik teavad juba. Vau! Oi, kui nunnu siin on! Vaata, kui palju ruumi siin on! Nii palju ruumi, vau! Ja mulle väga meeldib, et see sama toon on siin nagu ühendav selle esikuga. Ikka mingid roosakad tõngu annab mulle, mingi siuke hästi uus värv minu jaoks. Pruunakas. Aga kas Ma te kogu aeg olete vaatan selle valmis? ukse poole seal, sest seal on üks tõeline suur, karvane, roheline, vana, väsinud mure. Oi! Vau! Vau! Kui ilus! On ju! Kas ma võin minestuda siia voodisse või? Ei, sassi! Ma ei lähe seda enam kuskile, lõpetage. Ja seda kuldset seina ei ole ka. Jaa! Ja mis ma avastasin? Lage. Kole oli see. Ja see oli väga-väga kole ja vaata nüüd. Sellist auku ma ei oleks siia hooaja lõppu oodanud. Mina tahaks küsida, millal saab juba broneerida seda. Ma arvan, et maakleri hinnang annab sulle ka julgust Anule, et me võime seda ikkagist üürile anda ja seda kindlasti tahetakse, on ju? Minu väike arvutus peast ütleb, et te ilmselt ei saanud 1000 euroga hakkama. Kas vastab tõele? Anu väga ei tea sellest midagi. Nad hoidsid mu südant. Läksime natuke üle. Ja siis veel üle. Natukene. Suts veel üle. Me ei tahtnud teda siis jälle järjekordselt muretsema panna. Et tegime seda kõike tema jaoks. Et äkki tal tulevikus siis on head üürnikud siin. Et kokku läks teil 3000 eurot?
ligikaudu jah, mul on väga hea meel, vähemalt see on tehtud. Ma arvan, et muidu me poleks seda nii ruttu kindlasti valmis saanud, et selles suhtes oli kindlasti seda väärt. Oota, Anu, sa ei pea nüüd nagu nii palju põdema. Ta ütleb kohe, palju sa hakkad raha saama, see tuleb põmm-põmm, suvega on tagasi see teenitud see raha. No ma arvasin, siit ei tule selline, mis ta praegu on. Kui me mõtleme nüüd rendile, siis Haapsalu on romantikute linn. Kui sa nüüd tuled planeerid seda või läheb ta üürile, siis ütleme nii, et ta ei jää pikalt turule. Tahaks ise siia kolida. 2 nädalat tagasi sa pakkusid selle kodu üüri hinnaks ühes kuus 250 €. Tõsi. Milline see üürihind nüüd võiks olla pärast seda suurt muutust? Olete te valmis? Ei. Praegusel hetkel ma näen ühe kuu üürihinda siin 450 kuni 500 € kuus. Oota, mis asja? 500 € kuus võiks olla reaalne variant. Täiesti. 500 € kuus. Kuulsid või? Tunned nii suuri numbreid. Natukene kahtlema paneb mind. Mind ei pane. Sind ei pane? Noh, väga hea. Ma saan autoga ka remonti minna. Reaalselt. Mul on nii hea meel. Kas me võiksime rääkida selle korteri puhul ka lühiajalisest üürist? Jah, kuna me kõik teame, et tegelikult lühiajalise rendikortereid ei ole väga saadaval ja me teame ka seda, et Haapsalu on tuntud selle suveürituste poolest, ja need inimesed tulevadki siia tavaliselt ikkagi terveks nädalavahetuseks, ehk siis ta kindlasti on mõistlik. Nädalavahetuse hind, kui mina ütleks ühe öö, oleks ta 100 € kindlasti. Ma olen praegu katsetusteks valmis. Esimesed mitme kuu raha läheb apteeki. See annab ka mulle selles mõttes hingerahu, et ma ei pea enam teist võib-olla nii tugevalt sõltuma. Nii tublid! No vaadake neid pilte. No see ei ole ju seesama kodu, milles me 2 nädalat tagasi kohtusime. Õnneks mitte. No ja kindlasti mitte ka see üürihind. 500 € on ikkagi pööraselt suur number. 2 korda sama palju, kui ta esialgu pakkus. Öötöö ongi kallim ka. Me paneme need pildid siis nüüd kinnisvara24.ee kodulehele ülesse. Seda portaali külastab igakuiselt üle 600 000 kinnisvara huvilise ja kusjuures üürikorterite päringute arv on aastaga kasvanud ligi 24%, mis näitab, et inimesed väga otsivad üürikortereid ja nagu Kerliga ütles meie tänane maakler, siis häid üürikortereid, eriti siin Haapsalus, on väga vähe. Nii et ma arvan, et te olete siin kullaaugu otsas. Teil on ka kuldpakett, mis on 90 päeva, aga ma arvan, et te võite väga rahuliku südamega hingata, et 90 päeva see kuulutus siin kindlasti üleval ei püsi. Kirjutan siis 500. Anu, vajuta siis, postita. Tehtud! Mul on nii hea meel, et just teie olite meie hooaja viimases saates ja nüüd on tõesti Haapsalus selline koht, kuhu hea meelega tahaks isegi tulla. Mõnusat suve algust ka teile, head vaatajad, ja loodetavasti kohtume juba peagi uutes kodudes.